Kus. Kõik saab korda. Oi, milline ilus ja päikesele paisteline nädalavahetus selleks, et siia üksi lasnakale pahtedama tulla. Keegi kommenteeris mu video alla, et ta ei soovita mul üldse kohe ise pahteldama hakata, kui mul ei ole kogemusi ja ma ei oska. Nii et mul jäi järgi siis vaid üks võimalus pahteldama hakata. Tänane päeva eesmärk on meil pahteldada neid seinu, nagu näha, need on väga aukus. Ja selleks me peame esmalt valmistama pahtlisegu. Ja tänane video tuleb siis tutorial, kuidas pahteldada, aga tegelikult ära sedasi parem pahteldada, kuna ma ilmselt ei oska pahteldada. Segu valmistamiseks läheb meil vaja siis ämbrit. Tavaliselt kasutan ma väiksemat ämbrit, mis tavaliselt, nagu ma mingi hull professionaal oleks, aga esikut siiski olen ju pahteldanud. Siis ma kasutasin väiksemat ämbrit, aga kuna ma jätsin selle eelmise segu sinna väiksesse ämbrisse ja see kivistus ära, siis enam mul ei ole väiksemat ämbrit. Nii et lähme siis täna selle suuremaga, seinad ka suuremad, nii et mida iganes. Ja siis läheb meil vaja sükest seresitta. See on meil siis viimistluspahtle. Ostsin tead Bauhausist sellepärast, et tundus normaalne. Esikus ei pahteldatud, ilmselt siis saab elutoa ka. Ja esiteks me peame ämbrisse panema vett. Vesi peaks siis olema pigem külm kui soe. Aga nüüd lisan siia sisse pahtli puru, pulbri, asja. Ja enne just tasub sellepärast vesi lisada ämbrisse, et siis on lihtsam segada ja ei jää tükke. Ja siis tasub see segada. Ma kasutan sükest vana väikest pahtlilabidat see segamiseks. No nii, tundub, et see valmis ja see peaks olema siis süke nagu muffini tainas. Esimeseks seinaks ma siis võtan selle ja ma kasutan siis vist seda pahtlilabidat ja siis sükest suurt pirakat. Alustame siis sealt nurgast, sellepärast, et nurk on kõige raskem ja miks mitte alustada kõige raskemast. Väikse labidaga võtsin ämbrist seda ja pistame siia peale. Praegu ma teen nurka, siis on parem väiksemaga teha. Nii et ma võtan siis natuke siia peale ja asetan selle lihtsalt siia seinale. Minu kogemuste põhjal, ehk siis minu üks kogemus, ehk siis esiku tegemisel, ei pea see alguses mingi räigelt sile süke olema, kuna lihvides saab seda väga palju veel muuta. Ja siis tasub veel meeles pidada seda, et teha pigem mitu õhukest kihti kui üks paks kiht. Ma ei tea, kus ma seda informatsiooni üldse võtan, ma ei oska tegelikult pahtledadagi. Räägin siis teile veel ka veidike pahtlitest. Et pahtlid on meil siis erinevaid. On peenviimistluse omad, siis on nagu natuke jämedamad. Iseenesest võiksin ma siin kasutada ka natukene jämedamat. Ja minu arust on peenega kergem nagu ringi käia natukene. Ja siis olemas on veel ka erinevaid pahtlisegusid. On näiteks, kui sa tahad midagi väikest ära pahtledada, mingi ühte auku või nii, siis ma soovitan osta valmis segu. Ja on sellised väikestes ämbrikestes, erinevates suurustes. Aga kui sa tahad nagu tervet ruumi või veel rohkem siin ära pahteldada, siis ma soovitan osta sellised koti, nagu mul siin on. Et sellest jagub ikka päris palju. Ja see kott maksis vist umbes 15 euro kanti, midagi sihukest ma täpselt ei mäleta. Ja minu arust need ämbrid maksavad ka mingi 10 või nii. Ma siis näitan natuke lähemalt ka, et panin siia peale ja siis lihtsalt panen siia pläraki. See, mis mina teen, selle nimi on vist lauspahtheldamine, ehk siis terve sein vaata teen üle. Ma teen tegelikult siit ka, ma lihtsalt näitan praegu siin koha peal. Aga kui sa lihtsalt ühte auku teed, siis jätta siuke hästi õhuke kiht, nagu et lihtsalt augud täituksid. Siis võtke veel kiht maha. Möödunud on 100 aastat ja nüüd sai üks kiht seda pahtlit siia seina pandud. Aga nüüd siit on juba kuivanud põhimõtteliselt, lihvin siit natukene üle, siis teen teise kihi pahtlit, et
need pooltäidetud augukesed saaksid täidetud. Vaat kus lops. Tervist! Uus päev ja olen tagasi uue energia. Täna on meil kaasas ka abijõudu. Sain siis eile õhtul selle seina siin enam-vähem valmis. Ja nüüd on vaja see siis üle lihvida ning seejärel saabki selle peale kanda juba kruntvärvi ja siis kruntvärvi peale tavalise värvi. Nüüd on siis käsil need teised seinad, et siis tänane plaan on teha see sein ja mina hakkasin tegema vaikselt seda seina. Ära kahjuks veel ei saa teha seda seina siin, kuna siin on see hallitusprobleem, siis tahaks seda alguses korralikult veel maha nühkida ja siis panna sinna alla veel niiskust tõkke, et tagasi ei tekiks. No nii õige tore pahtel sai neil otsa ja valmis sai siis see sein siin. Ja juba on lahe näha ka, kuidas seinad valgena välja näeksid. Aga järgmises osas tuleb ma siia tagasi ning ma lihvin kõik üle ning hakkan seinu värvima. Ilmselt peate tulema kaasa minuga ka ehituspoodi värve valima. Ega me üksi siis hakkama ei saa ometigi. Nii et ootan teid järgmisesse videosse. Aitäh, et vaatasite ning jääge minuga.